Okei, ma jagan kõigepealt ühte tunnistust ja siis edasi, et me vaatasime ühel õhtul ühte filmi ühest eakast ja väga pühendunud detektiivist ja ühes stseenis läks ta kinni võtma noort, mingi umbes 30-aastast kurjategijat. Et see oli öö ja ta oli täiesti sellises kõrvalises paigas. Tal polnud mitte mingisugust abiväge ja ümberringi ei olnud mitte kedagi. See noormees see kurjategija oli siis temast selgelt palju pikem ja tugevam, aga see detektiiv paiskas selle noore kurjategija vastu autot ja pani ta käed raudadesse. Ja mees ei osutanud vahistamisele mitte mingit vastupanu. Miks? Sest politseinik teadis, kes ta on. Ta mõistis oma auastet ja oma võimupositsiooni. Ta teadis, milleks ta volitatud on ja seega ta ei kõhelnud mitte hetkekski. Ja ta ei kartnud oma elu pärast, kuigi tema vastane oli füüsiliselt tunduvalt suurem ja tugevam. Ta tegi oma tööd. Ta oli mees missioonil. Ja selle õhtul, kui ma võtsin Jumalaga vaikset aega, tõi Jumal täpselt selle pildi uuesti mu silme ette ja ta hakkas minuga rääkima. Ja kui ma ütlen rääkima, siis muidugi ei tähenda seda, et Jumal rääkis minuga kõva häälega, sest vahel võib, kui me nimetame ja räägime seda, et Jumal rääkis minuga, siis võib mõni arvata, et Jumal rääkis kõva häälega, et see tulevad lihtsalt need mõtted, mis tulevad mõtete kaudu rääkis. Ja kuidas ma tean, et see on Jumal, sest need mõtted ei olnud minu mõtted. Ja Jumal ütles mulle, et kui me teame, kes me oleme, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa looja lastena, siis tegutseme me vaimumaailmas täpselt samamoodi nagu see politseinik meelevallaga, mis on meile delegeeritud taevast. Kui me teame, kes me oleme ja millised volitused meile on antud, siis me kuulutame ja deklareerime tema sõna. Aga kui me ei ole päris kindlad, kes me oleme ja milline on meie vaimne võimupositsioon, siis jäävad meie palved nõrgaks. Ja vaenlane, kelle Jumal 2000 aastat tagasi alistas ja meie jalge alla Kristusest pani, see annab meile sõna otseses mõttes peksa. Vaenlane haistab alati hirmu, ebakindlust, süütunnet, häbi, mida iganes ja ta ründab. Ja ma tahaksin jagada Essek William Kenyoni mõningaid mõtteid ja tema tuli mees Uue Lepingu baptisti koguduse pastor Massachusettsis. Ja ta elas 150 aastat tagasi, nii et see ei ole nagu, need ei ole uued mõtted. Ja need on kindlasti mõtted, mida me kõik teame, aga mida meil tuleb uuesti ja uuesti üles õhutada, üles tõsta. Nii et Jeesuse nimi ei ole religioosne harjumus, vaid delegeeritud juriidiline õigus. See on meile delegeeritud juriidiline õigus. Ja tõeline autoriteet ei väljendu mitte paljudes sõnades, vaid vaikses enesekindluses ja puhkeseisundis, mis tuleneb teadmisest, et ma olen Kristuse volitatud esindaja. Ja see puhkus ei tähenda muidugi tegevusetust, vaid just seda vabadust ärevusest tulemuste suhtes. Sest kui me teame, et taevas on juba rääkinud, siis on meie roll vaid seda otsust jõustada. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et seda tõlgitakse enamasti hingamiseks. Et mitte, vaata, puhkeseisund on nagu puhkus, relax, lõdvestumine, aga see teoloogiline või selline termin on hingamine. Seda on raske seletada maailmale, aga meie saame aru, mis asi on hingamine, et jõudke Jumala hingamisse. See on tegelikult see rahulik, sügav, pingevaba hingamine, kus ei ole närveldamist. Ja see võib kanda väga tugevat jõudu, meelevalda, autoriteeti. Aga seal ei ole närveldamist, see on selline hingamine, sügav hingamine. Amen. Et põhimõtteliselt nähtamatus vaimses maailmas tegutseb siis tegelikkus, mida enamikule usklikest ei ole selgelt õpetatud. Ja seetõttu tegelikult räägivadki paljud kristlased vaimset keelt, mõistmata vaimset seadust selle keele taga.
Ja see probleem ei ole siiruse puudumises, vaid selles, et sageli kasutatakse autoriteeti nagu inimene, kes hoiab käes juriidilist dokumenti, mida ta pole kunagi lugenud. Ja paljude eludes ongi Jeesuse nime taandunud religioosseks harjumuseks või midagi, mis me paneme palve lõppu. Samas kui taevas käsitleb seda kui delegeeritud õigust. Ja selles on väga suur vahe, kas me räägime traditsiooni või me teostame positsiooni. Et enamikele usklikele on õpetatud ütlema Jeesuse nimel sarnaselt sõnale aamen kui palve lõpulauset või vaimset harjumust, et see kõlaks õigesti. Aga see harjumuspärasus ei ole sama, mis mõistmine. Ja Jumal on viimasel ajal mulle väga palju rääkinud just sellest mõistmisest, et see ei ole see, et mingil ajal oli minu arust väga populaarne, räägiti väga palju seda, et me peame kuuletuma, aga Jumal ei taha, et me lihtsalt kuuletume ilma, et me mõistaksime, miks me kuuletume ja mida ta tegelikult meile ütleb. Et tegelikult see mõistmine on tohutult oluline. Ja Jeesuse nimi ei ole religioosne formaalsusega palvetele lisatud suuline kaunistus, vaid see on meelevald, see on autoriteet, see on vaimne võimupositsioon sõna otseses mõttes. Sest väga sageli nii mitmed kristlased eeldavad, et kui nad usuvad piisavalt tugevalt või palvetavad piisavalt kaua, siis midagi lõpuks muutub. Aga küsimus on väga harva usus endas, vaid küsimus on mõistmises. Ja ma loeksin õpetussõnad 3. peatükist Piibli laiendatud tõlkest salmid 13–16 ja 35, mis ütleb Piibli laiendatud tõlkes: õnnelik, õnnistatud, kadestamisväärne on inimene, kes leiab oskusliku ja jumaliku tarkuse ja inimene, kes hangib mõistmist, ammutades seda Jumala sõnast ja elukogemustest, sest mõistmise hankimine on parem kui hõbeda hankimine ja mõistmise tulu on parem kui puhta kulla oma. Oskuslik ja jumalik tarkus on kallihinnalisem kui rubiinid ja miski, mida sa ihaldaksid, ei ole sellega võrreldav. Pikk elu on oskusliku ja jumaliku tarkuse paremas käes ja vasakus käes on rikkus ja au. Targad pärivad au ja kogu hea, kuid häbi on kõrgeim auaste, mis antakse enesekindlatele lollidele. See Amplified on väga konkreetselt ütleb. Ja tegelikult see enesekindel loll ei ole ju sugugi mitte harimatu inimene või päriselt nagu maailma mõttes rumal inimene, aga see on just see enesekindel loll, on see, kes loodab iseenda peale. Ja ma jagasin eelmine kord ka seda, kui ma olin noor kristlane, siis ma üritasin matkida neid, kelle eludes tundus olevat vaimne meelevald. Ja ma tegin samamoodi nagu nemad. Ma kõnelesin samu sõnapalveid nagu nemad, aga ma ei saanud selliseid tulemusi nagu nemad. Ja ma ei mõistnud, miks. Nüüd ma saan aru sellest, et neil oli juba välja arenenud lähedane suhe Jumalaga. Neil oli arusaamine ja mõistmine sellest, mida tähendab Jeesuse nimi ja ilmutus sellest, millist meelevalda see nimi kannab. Sest autoriteet ei toimi meie emotsioonide kaudu, see toimub meie positsiooni kaudu. Kui Jeesus andis oma nime kogudusele, andis ta juriidilise loa tegutseda enda nimel. Ja ometi on sageli usklike õpetatud Jumalat anuma selle asemel, et seista, paluma selle asemel, et deklareerida ja ootama selle asemel, et teostada juba delegeeritud meelevalda. Ja Jeesuse nime ei aktiveeri heli tugevusega kordamine ega emotsionaalne intensiivsus, vaid just mõistmine ja jumaliku tarkusega joondumine. Ilma ilmutuseta on see religioosne keel, kuid ühes ilmutusega on see jõustamine. Pärast oma ülestõusmist tutvustas Jeesus midagi täiesti uut, andis oma järgijatele loa kasutada oma nime kui autoriteedi vahendit. Ja see ei olnud ainult sümbol, vaid see oli juriidiline üleandmine.
et Jeesuse nimel seismine tähendab tulla tema seisuses, tema õiguses ja tema meelevallas. See tähendab, et isa vastab meile nii, nagu seisaks Jeesus ise tema ees ja see on lepinguline keel. Peetrus ei palunud Jumalat halastuse nimel jalutut tervendada, vaid ta teostas autoriteedi, mis temale oli antud Jeesuse nimes. Usklikud on Kristusega ühendatud, mis tähendab, et õigus kasutada tema nime tuleneb just sellest positsioonist, mitte sooritusest. Ja me ei teeni seda välja vaimse pingutusega ega õige olla üritamisega, vaid see on antud meile armust. Ja Jeesuse nimi ongi, ta on taeva juriidiline allkiri. Me paneme Jeesuse allkirja nendele palvetele alla. Ja see tähendabki täpselt seda, et me tegutseme Kristuse seadusliku esindajana siin maa peal. Ja just seetõttu on õigus keskne. Autoriteeti ei saa teostada seal, kus valitseb süütunne. Nagu Riina unenägu. Häbi, süü, hukkamõist. Need 3 asja, mida tuleb tähele panna selles suhtes, et me ei palveta nende alt. Ja me ei arva, et meil ei ole õigus midagi küsida, kui me selle süütunde alla olles. Meil tuleb see ära tunda. Ma mäletan, kui ma olin beebikristlane, siis see oli vist esimene asi, millega ma hakkasin võitlema, see süütunne, mis kogu aeg tuli. Ja siis ma õppisin lihtsalt sõnaga vastu seisma. Aga muidugi see on teine asi, kui see on nagu Riina nägi seda unenägu, et see on maa ja rahva üle. See on hoopis teine tasand kui ainult see, et on üksik inimese üle. Aga mida enam seda tähele panevad, seda enam saab see murtud ka. Ja uue lepingu ajal ei ole siis õigus mitte midagi, mida me üritame saavutada, vaid see on positsioon, mis meile on antud. Meie juriidiline seisus on paigas. Me ei lähene taevale kui kurjategijad, kes loodavad halastust, vaid kui õiglased pärijad, kes teostavad oma õigust. Ja vaenlane üritabki hoida usklike paturegistri kesksena, mitte õiguse kesksena. Sest ta teab väga hästi, et ebakindel usklik ei tegutse mitte kunagi autoriteediga. Ja me ei ürita Jeesuse nimega panna midagi juhtuma, vaid me deklareerime seda, mis on juba kehtestatud. Jeesus ei võitnud pattu lihtsalt emotsionaalselt. Ta võttis sellelt autoriteedi ja ta täielikult desarmeeris saatana. Ja see võit kanti meie arvele usklikena. Nii et Jeesuse nimi on uskliku jõustamisõigus. Ja kui me seda mõistame, siis ei lähene me olukordadele enam kunagi nagu ohvreid, kes paluvad abi, vaid kui esindajad, kes jõustavad seda, mis on taevas sõna kaudu juba autoriseeritud. Ja kui me seda teeme, siis taevas tunnustab seda positsiooni. Taevas tunnustab seda positsiooni ja seda meelevalda, kui me astume sellest välja. Taevas ei hinda meie emotsioone ega varasemaid ebaõnnestumisi, vaid ta tunnustab Jeesuse nime juriidilist seisust. Ja meid kuuldakse kui Kristuse esindajaid. Me ei esinda iseennast. Ja kui me seda teeme, siis inglid reageerivad samuti. Inglijad, kes on teenijad vaimud, kes vastavad autoriteetsete kanalite kaudu väljendatud Jumala tahtele. Sest usus räägitud sõna muutub inglitele ülesandeks. Ja see tähendab seda, et teemalikud jõud peavad alistuma. Nad ei alistu meie kirele, vaid nad alistuvad meie meelevallale, autoriteedile. Ja nad ei saa vaielda. Nad peavad kuuletuma, sest Jeesuse nimi esindab ülemvõimu, millele nad ei saa vastu seista. Ja see ei ole mitte midagi meist enestest, see on Jeesuse nimi, milles on vägi. Kui me seda mõistame ja endale täielikult teadvustame seda. Aga nii sageli me teemegi selle vea, et me läheneme Jumalale nagu kerjused, paludes korduvalt seda, mis on meile juba sõna kaudu antud. Sest anumine tundub alandlik, aga tõeline alandlikkus on tegelikult nõustumine tõega, et autoriteet on juba delegeeritud. Ja süüteadvus ongi nagu üks võimsamaid takistusi. Kui me oleme harjunud sellega, seda enam ei pane seda süü alla olemist tähelegi.
seepärast, et tegelikult me kipume olema rohkem teadlikud oma vigadest kui sellest õigusest, mis meile on antud. ja kui me oleme rohkem teadlikud oma vigadest ja me ei mõista täielikult seda õigust, siis me kõhklemegi. ja siis me hakkame deklareerimisele lisama vabandusi ja see sisemine kõhklus nõrgestab seda veendumust. Aga Jeesuse nime õige kasutamine voolab liidust ja isiklikust suhtes Kristusega. Ja see tähendabki pöördumisse otse asjaolude poole, mitte emotsionaalse dramaatikaga, vaid just sellel hingamisel, rahulikul usul põhineva nendinguga. Me ei pea karjuma ega kõvasti häält tõstma ega jalgu trampima ega mida iganes. Me lihtsalt peame mõistma seda, milline meelevald meile on antud Jeesuse nimes ja seda kasutama. Ja autoriteet ei vaidle. Autoriteet konstateerib. Ta seab vaimsed piirid hirmule, hukkamõistule ja rõhumisele. Ja mida lähemale me Jumalale lähemale, mida rohkem ja paremini me teda tunneme, seda enesekindlamalt me teda ka esindame. Mida enam me Jumalaga oma südame salajases paigas aega veedame, seda kindlamaks me tema tõotustest ka muutume. Ja autoriteet ei seleta ennast, ta ei liialda, ta ei võistle, ta räägib ühe korra selgelt ja puhkab. Ja see tõeline autoriteet, see toodabki seda hingamist, mitte pinget, mitte ärevust, mitte hirmu. Kui me mõistame Jeesuse nime, siis ei ela me enam nii nagu keegi, kes üritab veenda taevast tegutsema. Me ei pea üritama Jumalat veenda tegutsema, vaid meil tuleb elada nagu pärijad, kes me teame, et taevas on juba rääkinud ja me nõustume taevaga. Ja kui me teame, kes me oleme, siis me ei kiirusta oma sõnadega ja me ei korda ennast ärevalt. Et see hingamine ongi kindlus lõpetatud töös. Meil on kindlus selles, mida Jeesus on juba teinud. Ja selles ongi meie identiteet on keskne. Me ei ürita saada kvalifitseerituks. Me oleme juba kvalifitseeritud armu läbi. Ja selles meelevalla ja hingamise paigas muutuvadki palved lihtsamaks, sõnad vähemaks, veendumus sügavamaks. Ja see meelevalla kasutamine, see ei ole, et on erinevus sellele, et kas on arrogants või on see nõustumine Jumalaga, et need on kaks eri asja, et autoriteedi kasutamine on vaimse seaduse jõustamine, kus me tegutseme Kristuse seadusliku esindajana. Ja see ei ole mitte mingisugune katse tõestada oma isiklikku tugevust, vaid see on just kokkulepe taevase juriidilise otsusega. Et see arrogantsus keskendub isikule, aga meie enesekindlus tuleb teadmisest, et meelevald pärineb täielikult Jeesuse nimest ja mitte meie sooritusest. Ja kas me liigume rahus või me liigume nagu selles inimlikus ponnistuses, et me ei tõesta oma emotsionaalse intensiivsusega seda meelevalda, vaid see avaldub just läbi rahu, läbi hingamise. Ja kui me mõistame oma positsiooni Kristuses, siis me ei räägi ärevalt, me ei torma oma sõnadega, me ei korda ennast korduvalt püüdes Jumalat veenda, vaid me räägime selgelt ja jääme hingama selle peale, mida me oleme rääkinud. Ja see autoriteedi teostamine ei tähenda emotsionaalseid deklaratsiooni ega liialdatud keelekasutust, et see on rahulik, usuga täidetud nending, mis on täielikult ankurdatud Jumala sõnas. Ja see meelevald ei vaidle, ei selgita ega võistle. See seab vaimse korra liikuma ilma müra, pinge või draamata. Ja enesekindel usklik teab, et ta on juba armu läbi kvalifitseeritud ja tema õigus Jeesuse nime kasutada tuleneb positsioonist, mitte vaimsest pingutusest või teenetest. Sest arrogantsus sageli eeldab seda, et autoriteet on midagi, mis on välja teenitud, aga piibelik autoriteet on delegeeritud õigus, mis voolab osadusest Kristusega. Ja see meelevalla kasutamine on suunatud just vaimse korra jõustamisele ja Jumala tahte elluviimisele, mitte konfrontatsiooni enese pärast. Ja see poja seisusest tulenev teadmine, et usklik ei käitu nagu vaimne kerjus, vaid nagu poeg, kes teab oma kohta peres ja oma õigust seista Jeesuse nimes.
Amen. minul tuli mõni mõte selle kõige peale. Ma sain aru sellest, kui vähe on kristlastel või Kristuse ihul ilmutust sellest, kes nad on. Ja kui sa rääkisid sellest autoriteedist, siis ja Jeesuse nimest kui allkirjast, mille me paneme selle deklaratsiooni alla. Ja ma hakkasin mõtlema, et mille poolest meie positsioon siis erineb Jeesuse positsioonist. Tema läks taevasse. Ja mida ta tegi? Mõelge natukene. Kui ta läks taevasse, ta jättis oma ihu maa peale. Sellega ei saa keegi vaielda. Jumala sõna ütleb, meie oleme Kristuse ihu. Seega, punkt 1, tema ihu jäi maa peale. Ta ise ütles seda. Teine, ta andis meile oma vere. Ta valas oma vere ja andis meile. Ja sellepärast me ju murrame leiba, võtame osa tema verest, tema karikast. Jeesus ütles, kui te ei söö minu liha ja ei joo minu verd, eks ole, siis ta andis oma ihu, mõelge nüüd. Nii, meie oleme tema ihu, ta andis meile oma vere. Veres on elu ja veres on DNA. Ja DNA ütleb, kellega on tegu. Kui tema andis oma vere ja vaimne maailm peaks tulema võtma vereproovi, siis mis on see vastus sellel testil? On see, et see on Jeesuse väri. Seega vastus on see, kui tuua nüüd, ütleme, kuriteo paigalt, saate aru, kuidas need politsei teeb neid teste. Kui leitakse veri ja tuleb laborist vastus ja öeldakse, me oleme identifitseerinud, et see, kellega tegu, selle nimi on Jeesus Kristus, sest tema veri näitab seda, aga Jeesus andis meile oma vere. Seega veri ütleb, tegemist on Jeesus Kristusega. Ihu ta andis, mis ta veel andis? Ta andis oma vaimu. Meil on ihu, tema ihu, meil on tema veri koos DNA-ga, kogu geneetilise koodiga, eks ole, kogu pärilikkuse selle ahelaga, mida Matteus 1. peatükk kajastab kuni Aadamini välja, meie sugupuu, kõik need geenid on tema veres, mille ta andis meile, siis ta andis oma vaimu. Elu vaimu, elu andva vaimu. Vaim on ka meil. Mis veel on? Ta andis oma nime. Nii et ütle nüüd, millest on Kristuse ihul puudu. Tal on Jeesuse kuju, Jeesuse ihu maa peal, tal on Jeesuse veri tema sees ja seda võib igaüks testida. Tegemist on Jeesuse Kristuse geenidega, tema DNA-ga. Nii, nime ta andis. Kui on üks ihu, kelle sees on eluvaim, kelle veri on kindlasti tuvastatav ja ta kannab nime, siis võiks öelda, et aga tegemist ongi selle isikuga ju. Ja ma sain aru seda, kui vähe me oleme seda taibanud. Sest täpselt nagu sa ütlesid, me ütleme oma jutu lõpuks Jeesuse nimel aamen. Ja see on täpselt nagu kleepekas, kalamärk auto taga sellel stangel või, aga me ei pane sinna sisu. Me ütleme seda nagu mantrat või mingit vormelit sellist, mis ei oma mitte mingit muud tähtsust, kui et meile tundub, et siis on nagu turvalisem, et Jumal siis kuuleb meid äkki paremini. Või et kui me ei ütle sinna lõppu neid konkreetseid sõnu, simsalabim, eks ole, me ei ütle Jeesuse nimel aamen, siis inglid ei vii seda taevast ära, me peame seda ütlema. Aga me ei saa aru, mida tegelikult see kannab või kes me tegelikult oleme. Ma ei tea, ma mõtlen, et kui seal apostlid palvetasid kellegi eest, kas nad ütlesid alati Jeesuse Kristuse nimel aamen.
või nad ütlesid lihtsalt tõuse püsti ja kõnni või ärka üles. Äkki nad ei öelnudki alati, sest kui nad teadvustasid endale, ta on ihu, tal on veri, tal on vaim ja tal on nimi ja ta kannab tema palet, tema sarnasust, tema imidžit. Mis siis veel on? See tähendab seda, et kui mina tean seda kindlalt, siis loeb seda ka vaimne maailm ja kuuletub. Kui mina ei tea ja ma üritan öelda neid siukseid võlusõnu, siis võib minna nagu see selles Keua 7 pojaga, kes said lihtsalt peksa. Sina ütled, et Jeesuse nimel vehid võlukepiga, on ju, ja kurat teeb sulle pöö ja juba sul püksid sõeluvad püüli ja sa juba kardad ja kurat naerab. Sa ütlesid küll, aga sa ei teadvusta endale üldse, mida tähendab, et me kanname tema ihu, me kanname tema verd, tema geneetilist koodi, tema päritolu, tema sugupuud, tema suguvõsa võimekust. Loe Matteuse esimest peatükki. Vaata, kes seal on, kuningad Saalomonid, iskjad, kõik, kes seal on, vaata, kes seal on selles sugupuus. Siis vaata, mis su geneetiline kood on, sest meid on poogitud sinna sugupuusse. Me oleme see 42. põlvkond Kristuses. Jeesus sündis on 41. põlvkond, aga vaata, Kristuseni on 42 põlve. See korporatiivne Kristus on see 42. põlvkond, kuhu me kõik kuulume. Kandes kogu seda pärandit, mis on meie oma, meile kuuluvad kõik need esiisad, see on meie suguvõsa. Kui sa teadvustad, et sa oled kuningate soost, sind on poogitud päriselt tema sugupuusse, ta andis sulle oma nime, seda geneetilist koodi kandva vere, sa moodustad tema ihu, sa kannad tema kõike loovat, kõige võimsamat, kõige väelisemat, kõige autoriteetsemat vaimu. Mis sul veel puudu on? Siis ongi see, nii nagu see Hannese sõnum, mida Hannes järgmisel korral võib-olla loeb ette. Mis sul puudu on? Käitu nagu kuningas, sest sa kuulud kuningate dünastiasse. Sa kuulud kuningate kuningale. Sa oled tema esindaja siin maa peal, sa kuulud kuninglikku perekonda. Mis siin veel, mis võlukeppi siin veel vaja on? Siin ei ole vaja mingit võlukeppi, sa lihtsalt anna endale aru, kes sa oled. Ja siis ei ole vaja karjuda, vaid siis lihtsalt ütled kuri vaimule, kao välja. Ja kui ta näeb, et sa tead, kes sa oled, kus sugupuus sa oled, kes su selja taga on, seal ei ole mitte mingit küsimust. Kuri vaim läheb välja samal tunnil. Nii et vaadake, kui palju on jutlustatud 2000 aasta jooksul. Kui palju on jutlusi peetud ja vaata ei ole kohale jõudnud. Milleks ihu, milleks veri, milleks vaim ja milleks nimi. Ja ikka me anume nagu patused ussikesed, kes armust loodavad kuidagi ülesvõtmisesse pääseda või taevasse saada. Täielikult mõistmata, miks ta meid siia maa peal oma ihuks jättis, miks ta pani oma nime meile otsa ette, miks ta andis meile vere, miks ta andis oma vaimu, ütles, et seesama vaim juhatab teid kõigesse tõtte. Näitab teile kõikide asjade tagamaad, näitab nagu röntgeniga kõik asjad teile läbi. Teil on sama vaim, teil on Jumala. Mõelge, Jumala vaim. Mõtle veel kord seda. Sul on Jumala vaim. Kas Jumal näeb kõik? Jah. Kas ta mõistab kõik? Jah. Kas ta näeb nurga taha? Jah. Ta on kõike teadja, ta on kõikjal viibiv, ta on kõikvõimas. Tema on sinu sees ja ta on selleks sinu sees, et väestada ja varustada sind kõigeks, et esindada nüüd teda, mitte midagi kartmata, täielikus meelevallas.
nii et aitäh sulle, Eve, selle väga hea õpetuse eest. Viimane asi, ma praegu vaatan, ma kirjutasin üles siia Johannese kirjas. Kas esimeses Johannese kirjas on seal salm, kus ta, Apostel Johannes ütleb, sest nii nagu tema on, oleme meie selles maailmas. No see ütleb ju aamen kogu selle jutu peale. Ei saagi vaielda. Ihu on, veri on, vaim on, nimi on ja nii nagu tema on, nii oleme meie selles maailmas. Küsimus on ainult alaealiste, alaõpetatud, ma ei taha öelda alaarenenud, aga alaõpetatud laste kasvatamises ja kasvamises küpsusesse, et meile lõpuks kohale jõuab, miks meid siia maa peale jäeti. Aamen. Keegi võib jätkata. võib-olla korraks lisan, ma eelmine aasta, kui ma palvetasin ja siis ma nagu lõpus mitu korda juhtus seda, kus ütlesin nagu, et aitäh, Jeesus, Jeesuse nimel, aamen. ja see hakkas niimoodi häirima mind. vaata, ma tänan Jeesust, ma ütlen Jeesuse nimel, aamen. ja ma sain aru, et see Jeesuse nimel on muutunud stamplauseks. tal ei puudus absoluutselt tähendus seal lõpus. ja siis Jumal viis mind ka sellisest nii-öelda, kus ta seletas mulle ja õpetas mind Jeesuse nime tähendusest ja ma ei tea, kas ma ei ole rääkinud või ei ole nagu maininud seda, aga päris põhjalikult ta viis mind läbi täpselt sellest, mida Jeesuse nimi tähendab ja kõik see ja ma nagu, kui ma palvetasin, siis ma nagu, ma ei öelnud enamgi lõppu Jeesuse nimel, et eemaldada see nagu see abrakadabra Klišee. seal ja klišee ära sealt ja, aga ma proovisin, kui ma palvetasin ja ma lõpetasin oma palvet, siis ma teadlikult teadvustasin iseendale, kelle nimel ma palvetan. et ma ei maininud lõppu seda nime, Jeesuse nimel, aamen. ma ei öelnud seda lõppu, vaid ma kogu palve vältel ma teadlikult teadvustasin iseendale, et kelle nimel ma palvetan, keda ma esindan selles palves praegu. ja kui ma olen isa ees, mul ei ole vaja lõppu öelda Jeesuse nimel, aamen. mul ei ole seda vaja öelda, aga see muutus niivõrd, noh, see on traditsioon, see on midagi, mis me teeme, see kõik ütlevad seda ja muidu keegi ei saa aru, millal me nagu oma palve lõpetame, kui me seda ei ütle. aga ma kahjuks ei ole nagu üles kirjutanud seda, mis on, aga ma olen ühe mõtte olen üles kirjutanud siin, nagu mul on siin Jeesuse nimel. ja mul natuke koidab, miks ma selle kirjutasin, aga siin on, et on erinevus. kas Jumal vastab meie palvele, kui meil pole midagi süüa või palvetame Jeesust esindades tema autoriteedis? esimesel juhul ei peitu võtisõnades Jeesuse nimel, vaid tal on meist lihtsalt kahju ja sellepärast ta vastab meile. aga tihti on võib-olla kristlaskonnal on see, et jaa, Jumal vastab meie palvele, kui meil puudub raha või meil pole raha süüa osta või meil on arve on vaja maksta, aga korteri üür, aga meil jääb 50 eurot puudu ja keegi tuleb, me palvetame ja keegi pistab selle 50 eurot kätte. ja siis me võtame, noh, vist on nagu see, et me palvetasime Jeesuse nimel ja mis iganes sa palud, see sünnib sulle. aga me ei teadvusta seda, et me suhtlesime oma isaga ja tal oli meist lihtsalt, tal on meist kahju ja ta annab selle, ta vastab meile, aga seal ei ole absoluutselt mitte midagi pistmist Jeesuse nimel palves. seal puudub autoriteet selles mõttes, et see Jeesuse nimel, see autoriteet, teda esindades, see palve on hoopis midagi muud. ja see on see, mis Eve praegu välja tõi. minu poolt kõik. Jeesuse nimel, amen. mul tuli siuke seos, et vaata, et muidu siis me loeksime, et kui Jeesus piiblis kedagi tervendas või midagi tegi, siis ta lõppu ütles, mina olen Jeesus Kristus, aamen. jah, on olukordi, kus sa ei saa valjult pasundada, onju, et Jeesuse nimel nii ja naa. paned käe peale lihtsalt, ütled, et onju, käsi välja. ise tead küll, kes räägib. Jah, täpselt.
väga hea. Oh, kui palju on endalt vaja maha raputada seda religioosset udu, mis tegelikult katab kinni uskmatust. On ju? Need on sellised viigilehed, mis katavad kinni meie urvuvaimu ja meie uskmatuse, et me lisame neid võlusõnu tegelikult teadvustamata, aga kindlam tunne on, kui sa ütled need võlusõnad. Aga sisu, kas me sisust saame aru, eks? ja mina hakkasin mõtlema selle peale siis, kui ma ei saanud. Vaata need olukorrad, kus ma ei saanud öelda. Aga öelda oli vaja. No siis hakkad mõtlema, et mis vahet seal on. Küll vaimumaailm ju teab, kes räägib ja ma ise peaks ammugi teadma. Mis ma siis siin korrutan? Kõike, mis te iganes teete, sõna või teoga, tehke nii kui issandale. Ta ei ütle seda Jeesuse nimel. Eks, seega ka palvetamine ja kõik, eks, mis te iganes teete, tehke südamest nii nagu jumala laps, kes kannab seda nime, tee nagu talle. Ja sinna ei pea seda mantrat lõppu ja see eestpalve, vaata sa Eve ütlesid, et palve on armastus, eestpalve on armastus. Et armastus teeb eestpalveid, sa ei saa mitte hoolida ja olla vait, vaid armastus paneb sind teise inimese pärast ägama ja palvetama. Ja see ongi see, et sina armastad ja sina palud ja see tuleb sulle õiguseks, see tuleb sulle kasuks. Seda, kui mul on kellestki tohutu kahju ja ma teen meeletut eestpalvet Jumala ees tema pärast. Mina palun Jumalat, Riina palub Jumalat selle inimese pärast. Ta ei võta mind paremini kuulda, kui ma sinna lõppu ütlen selle võlusõna Jeesuse nimel. Aga me topime seda, sest me oleme selle kultuuri omaks võtnud. Eks ole? Nii et kui palju on seda, mis on vaja välja puhastada, et jääks see silmakirjatsematu siiras usk, see siiras ja puhas Jumalast arusaamise võime. On ju nii? Et see ei ole tegelikult see, et seda on vale öelda sinna palve lõppu või midagi, aga lihtsalt point ongi selles, et me peame mõistma, et mida see nimi endast kannab, et vahel on endale hea öelda, ma ütlen Jeesuse nimel, ma tean täpselt, kelle meelevallaga ma seisan, ma tean, et mul on juriidiline õigus, et see on nagu selles suhtes see kindlus, on ju. Et aga kui ma seda ütlen Jeesuse nimel lihtsalt sellepärast, et ma ütlen Jeesuse nimel, sellepärast, et kõik teised ka seda ütlevad, siis ei ole selle mingit pointi. Ma sain aru, Hannes tõi selle vahe, et üks asi, kui sa palud omale 50 eurot üüriraha või palud leiba, siis isaga rääkides, kui sa oled tema laps, sul ei ole vaja seda võlusõna öelda. Aga kui sul on vaja midagi kuulutada, deklareerida, midagi, mis tegeleb vaimse maailmaga, siis sa võid sinna selle pommi lõppu küll panna. Et kui sa mind ei usu, siis ma tuletan sulle meelde, kelle nimel ma räägin. Ja ma ütlen sulle, mina räägin Jeesuse Kristuse nimel, sa lähed välja. Kui sa muidu aru ei saa, siis nüüd sul ei ole varianti, sa ei saa mitte välja minna, sa ei saa mitte kuuletuda tema nime ees. Nii et me kasutame seda, aga me kasutame seda teadlikult ja õiges kohas, mitte võlusõnana iga tühise asja lõpus. Aga see ka on, et me tegelikult ei tea, kus kohas me seisame, kas me seisame kohtus, kas me seisame isa ees. Need on kaks nagu täiesti erinevat kohta. Kas ma lähen kohtusse, on ju, või siis ma seisan isa ees ja kui ma seisan isa ees, siis see ongi see salajane paik, see on see isiklik, sügav, intiimne osadus ja seal ei ole mul vaja seda tõesti seda Jeesuse nime kasutada. Miks? See on see sügav, intiimne, isiklik osadus isaga. Et need on kaks täiesti eri kohta ja muidugi neid kohti on veel nagu selles suhtes, et kuhu me astume ja et millises taevasest paigast me konkreetselt seisame, kui me midagi teeme. Vaata, sõna ütleb, sest issand tunneb omi. Kui ta tunneb mind nimepidi ja ta on öelnud, ta tunneb mind ja sind nimepidi ja sõna ütleb, issand tunneb omi, siis miks ma peaksin temaga suhtlemisel lisama sinna selle nagu mingi trumpässa, aga sa pead mind kuulama, sest ma ütlen Jeesuse nimel võlusõna. See ei ole vajalik, sest isa tunneb omi. Ta ise ütleb oma sõnas, isa tunneb omi. Aga kellele on vaja seda öelda? On see, kes ei taha meid tunnistada.
sellele on vaja Vaimumaailm, see pauk otsa ette panna, eks ole. Isal ei ole vaja, isa tunneb omi. See Jeesuse nimi on relv sellele, kes ei taha põlvi nõtkutada ja selle nime ees ta peab põlvi nõtkutama. Isa ei nõtkuta meie ees põlvi. Seal ei ole vaja seda nime, eks ole? On nii? Amen. Sest me oleme Kristus. Me ei oleks isale nii ligi saanudki, kui me poleks tulnud läbi Jeesuse värava. Nii et aitäh tõesti, väga huvitav teema. Ma tahtsin ka just öelda, aga Riina, sa jõudsid ette, et just seda sama, et on teatud olukordi, kus öelda, et vaat taganed sina Jeesuse nimel. Ja, aga see üks asi, mida ma nagu mõtlesin jagada, on see, et korra ma olen siin nagu rääkinud ka, et kui ma kuulasin ühte laulu, mis oli nagu nii ilus ja seal oli, et just see, et aita mul käia kitsal teel. Ja siis mingi hetk pärast seda, nagu, mis asja, mis kitsal teel, mis asja, aita mul käia. Kui mul on autoriteet, ma tean, kes ma olen, kui Kristus on, siis nii lai ja suur ja avar ja otsatu ja piiritu ja kõik on Kristus. Ja siis me anume, aita mul käia kitsal teel. Mida? Me oleme kuningriigis, meil on kõik. Kui me tunneme Kristust, kui me tunneme meelevalda, me tunneme Jumala kuningriiki, siis see on lõputu, see on otsatu, see ei saa kunagi otsa, sellel ei ole piire, see on sügav, see on lai, see on kõrge. et siis nii see on, mitte, et täpselt nagu sa, Riina, ütlesid, et vaglakene on ju, et aita mind ussikest siin. Ei. Sõna ütleb, et kitsas on tee, ahtak on värav, mis viib ellu. Aga elu seal sees on lai, avar piirideta. Sa teed maa avaraks mu sammule, ütleb Taavet. Eks? Ja seal on maantee ja tee, kus ei saa käia ükski rüve, ükski ebapuhas ega ükski, kes valet teeb. Seal ei räägi kitsast teest, aga see räägib kitsast tee, see nõelasilm on see, kus kohas sa pead läbi mahtuma, et pääseda ellu. See, et sa võtad Kristuse vastu, et sa lased ennast ristida, et sa nõustud oma patte omaks võtma ja neid tunnistama ja need hülgama. Sa võib-olla tuleb väga suurt hinda maksta. Sa pead paljust loobuma. See on oleneb kohas, kus sa elad, on selle suur ja ränk hind. See on kitsas tee. Kitsas on tee, ahtak on värav, mis viib ellu. Aga pärast seda sa teed maa avaraks mu sammule. Ja tõesti, nii nagu Jumal ütles Abrahamile, tõsta oma pilk, vaata itta ja läände, põhja ja lõunasse. Kõik selle ma olen andnud sulle. Ja see on see, mis räägib kuningriigist, eks ole. Ja kui tead oma autoriteeti, tead, kes sa oled, tead, kus sa oled, tead, kelles sa oled. Ja, nii et kui meil on ligipääs kõigele, kõikjal, kuhu poeg ulatub ja me oleme Kristus sees, siis Kristusel ei ole kitsas, ausalt ei ole. No ei ole tal kitsas. Piibel ütleb, et teil on kitsas teie oma südames. Kristusel ei ole kitsas tema südames, eks ole, vaid me peame ära tundma, kui suur on selle armastuse pikkus ja laius ja kõrgus ja sügavus ja Kristuse armastus, mis kõik selle ületab. See kõik räägib avarusest ja hingamisest. Tõesti, see oli väga huvitav, et sa selle tõid, sest mul on terve õpetus, mis ma panin selle peale kokku, sest mul kuskilt jäi see kõrva, et kitsal teel on meil nii raske ja mul kihvatas sees, sest see läks konflikti kõigega, mida ma Jumalast tean, näen, tajun ja olen tundma õppinud. Ja ma võtsin selle asja läbi Piibli ja mul on see olemas mul siin desktopil, aga mul ei ole siiamaani, ma ootan seda päeva, millal mul on võimalik sellest jagada, et kas ikka on see nii kitsas see olemine meil, sest tõesti
Jumal on teinud meie südame avaraks, meil ei ole kitsas. Kui kellelgi on kitsas, siis tasub küsida Jumala käest, miks mul on nii kitsas mu südames. Nii et aga vaadake, kui mitmes suunas võib selle õpetusega praegu minna. Aga et kuidas me kõik need erinevad liinid praegu kokku tõmbame, et me saame mingisuguse sellise kompaktse punkti panna ja liikuda palvetesse. Halleluuja. Isa, me täname su poja eest. Jeesuse valatud vere ja murtud ihu eest. Isa, me täname su poja eest. Jeesuse valatud vere ja murtud ihu eest. Ei ole teist nime, mida kiita. Ei ole teist nime taevas ja maal. Ei ole teist nime, mida kõrgeks tõsta, kui vaid nimi Jeesus. Püha on Jeesus, püha on ta, kõrge ta nimi, kõrge on ta. Püha on Jeesus, püha on ta, kõrge ta nimi, kõrge on ta. Ei ole teist nime, mida võiks kiita. Ei ole teist nime taevas ja maal. Ei ole teist nime, mida kõrgeks tõsta, kui vaid nimi Jeesus. Halleluuja. Me täname sind ja kiidame sind.